いいよ。どっちのカメラ見ればいいのかな。iPhone。iPhone。そっち。Tere! Tere! Tere! Me oleme siin Tallinna Raekoja platsil, väikses hotellis, Airbnb's, kus on ka jõuluturg. Ma ei tea, kas te kuulete meid hästi või ei kuule. Andke teada kommentaarides, kui häälega mingid probleeme on ja kui videoga probleeme on. Me ei tea, kui palju see siin läägab, kuna meil on hotelli internet, nii et me ei tea, mis olukord on. Loodame, et kuulete ja näete. Wi-Fi 大丈夫なのかな。確認して。皆さん。固まったかな。大丈夫か。みんな大丈夫かな、電波は。Kas läägab väga hullult? Kas on korras?大丈夫. See on esimene kord, kui nii korralikult laivi teeme ja kui me veel eestlastega samas ajatsoonis laivi teeme, nii et kerge närv on sees. 初めてこうやってエストニアのみんなと同じタイムゾーンでやる. Jah, hakkab siis kakskeelne laiv olema, kus ma siin vahepeal tõlgin. Tõi ka sinna peale laivu jääda. パソコンから綺麗に聞こえるでラグがない。Aitäh, väga tore, et arvutist on kuulda. じゃあ始まる。旅行最初の話から。俺スイッチあるから、じゃあこれも一緒に。でも次何があるかわかんない。何の写真。そっか。俺がやった方がいい。じゃあその最初の予約の話とか私。そうだね。そこは通訳。いらない。日本語で大丈夫です。本当だ。jah, alustaks siis selle jamaga, mis meil lennuga üldse oli. Et me pidime pühapäeval lõunaaegu väljuma Tokyo Narita lennujaamast. Me olime KLM-iga broneerinud seekord esimest korda meie reisi. Ja meil pidi olema ümberistumine Amsterdamis tund aega ja see kõlab nagu juba täielik red flag, et nagu tund aega on väga riskantne, aga KLM nagu hullult rõhutas, et kõik on hästi, küll te jõuate ümber istuda, eks ole, ja kui te ei jõua ümber istuda, siis me bookime teid järgmisele lennule ja kõik on hästi, eks ole. Ja no ma täiega viimase minutini muretsesin selle pärast. Ja ma isegi mingi õhtu nägin õudusunenägu sellest, kuidas me lihtsalt ei jõudnud lennule. Ja... Oi, tere, Reili. Telefoni. Keitaide chotto lagu ga aru. Ja jah. Kui tempo oli ka me. Siin on võib-olla internet natuke halb, siis natukene hakib. Ma loodan, et väga hull ei ole. Ja jah, siis öösel enne meie lendu, kuskil kell 12 öösel, tuli KLM-ilt sõnum, et meie lend hilineb. Lend, mis väljub Tokyost, kuna lend, kus see lennuk üldse pidi tulema Tokyosse ja nad pidid hilinema mingi tund aega või midagi, mis tähendab, et me ei jõuaks Amsterdamis oma lennu peale. Ja siis juba hakkasid mul häirekellad lööma ja ma vaatasin KLM-i kodulehelt, nad kohe pakkusid, et on võimalik nagu meid järgmisele lennule bookida. Ja mina arvasin, et see järgne lend tähendab seda, et järgmine Amsterdamist Helsingisse väljuv lend. Aga nende jaoks tähendas see seda, et järgmine Tokyost väljuv lend, mis tähendab, et järgmine lend oleks olnud kas esmaspäeval või teisipäeval. Aga probleem on selles, et meil olid esmaspäeva õhtul broneeritud Helsingi Rovaniemi lennud, nagu täiesti eraldi broneering. Ja siis oli oht, et me nagu, kui me päev või 2 hiljem väljume, me ei saa sellele minna. Ja mul oli nagu siuke stress ja KLM-i customer support, see ei töötanud öösel Jaapanis, sellega polnud võimalik ühendust võtta.
ja siis ma vaatasin, et WhatsAppis saab rääkida ingliskeelse supportiga. Ja ma kuskil 5 tundi terve öö rääkisin nendega ja nad olid nagu, et mingit lahendust ei ole, midagi ei saa, te peate lihtsalt hiljem Tokyost väljuma, mis kusjuures oleks olnud sama lennuaeg, et ainult tund aega Amsterdamis ümberistumist, ehk siis jälle oleks olnud see risk, et me jääme hiljaks. Ja siis ma ei tea, millal me üldse Eestisse oleks jõudnud ja kuna selle reisi suur eesmärk oligi Rovaniemis ära käia, nagu meie üks suurimaid eesmärke minna Rovaniemisse jõuluvana juurde, siis oligi nagu see hirm, et nagu kõik meie plaanid nagu täiesti lähevad segamini ja kogu see põhieesmärk kaob ära, mille nimel me hullult nagu tööl oleme rabelenud ja kõike, et nagu seda reisirahasid kokku saada ja värki. Ja jah, siis supportist ei olnud mitte mingisugust kasu, see oli täiesti õudne. Et ma olin juba täiesti hüsteerias, et ma ei tea, millal me üldse Eestisse jõuame, mis meie reisist saab. Ja 5 tundi rääkisin supportiga, sest nad vastasid iga mingi 15-20 minuti tagant minu sõnumitele, mis muidugi on eriti hea, kui sa oled mingi juba täiesti närvis. Ja siis ma hakkasin ise uurima, kuna mul tuli meelde, et KLM ja Air France on nagu koos, eks ole, ja siis ma hakkasin Air France'i lende vaatama Haneda lennujaamast hoopis. Ja ma siis kirjutasin sellele supportile, et kuulge, kas on äkki selline variant, et me lendame ikkagi 14. aga õhtul Haneda lennujaamast välja ja siis me ikkagi jõuaks 15. inimlikul ajal Helsingisse. Ja siis nad olid nagu, et jaa, see on võimalik. Ja ma nagu, et jumal küll, et nagu, miks mina teie tööd pean tegema, miks teie ei või mulle kohe pakkuda nagu sobivaid variante, et ma jõuaks nagu enam-vähem normaalsel ajal sinna, mitte päev või 2 hiljem. Ma jõuaks, me hilineks 16 tundi, aga see on ikka parem kui nagu päev hiljem või 2 päeva hiljem. Ja me ikkagi nagu meie plaanid ei läheks kaduma siis. Ja siis me tegime selle ja saime selle võrra 1 päeva rohkem Jodiga veeta. Ja siis õhtul läksime lõpuks Haneda lennujaama, saime oma lennuki peale, mis muidugi hilines jälle. Air France'i lend hilines. Ja siis meil ümberistumine pidi Pariisis olema. Jõudsime suure vaevaga Pariisi. Ja just siis, kui sa mõtled, et enam hullemaks ei saa minna, siis tuli välja, et Pariis-Helsinki lend hilineb. Ja siis meil juba ei olnud enam nii naljakas, meil üldse algusest peale ei olnud naljakas. Aga Pariisist Helsingisse me pidime jõudma kuskil 4 aegu ja Rovaniemi lend oleks olnud kell 9 õhtul. Ehk siis mõtlesime, et jõuame veel Helsingis natuke linna peale minna. Aga Pariisist tuli välja, et Helsingi lend hilineb ja ei tea, kui kaua sellega läheb. Et siis jälle närvid olid laes, mul on arvasti selle reisiga mingi pea juba halliks läinud tõenäoliselt. Ja siis jõudsime vist tund aega hilinedes sinna Helsingisse, nii et lõppkokkuvõttes ikkagi jõudsime õigel ajal Soome. Aga siis Soome lennujaamast tuli välja, et Rovaniemi lend hilineb, ehk siis kõik võimalikud lennud hilinesid lihtsalt. See oli nagu hullumaja lihtsalt. Ma mõtlesin, et ausõna, kui ma kui ma kunagi jõuan Rovaniemisse kohale, ma lihtsalt hakkan nutma rõõmust. Jah, siis Rovaniemi lend hilines. Rovaniemi no flight on ukudeta. Aga vähemalt me olime lennujaamas ja olime õiges kohas ja ootasime õiget lendu. Nii et see oli juba suur samm.何を出す? どっから出せばいい今は。今はロバニエミまで話した。なんかある。パリのストレスの顔とか。Siin siis mina Pariisi lennujaamas, närvid täiesti läbi omadega. Ja
siis lõpuks jõudsime Helsingisse ja see kergendus lihtsalt, kui lõpuks olime kohal. Ma olin nii läbi omadega, mul oli nii palav, ma olin nii väsinud. Siis Helsingis võtsime lounge'i, kus läksime sööma, seal oli mingi hea kartuli, sealiha, vorm. これ美味しかったよね。美味しかったこれは。これは何だ？豚肉？ハム？ハムとじゃがいも。じゃがいも。See oli siis esimene kord, kui Taka nii-öelda Soome pärast ahjuvormi proovis ja see talle väga meeldis kartuli ja singiga. なんかビュッフェだったから、もうなんか体も疲れてて、なんかせっかくだからちょっと美味しいもの食べれるかなと思ったんだけど、行ってみたらなんかパンとトマトとなんかチーズぐらいしかなくて、すごくこうなんかショックだった。Kuna meil oli nii pikk lend selja taga, siis me olime nii väsinud ja tahtsime lounge'i võtta. Tegelikult tahtsime juba Pariisis lounge'i võtta, aga seal meid ei lastud lounge'i ja siis Helsingis läksime lounge'i. Ja siis mõtlesime, et me oleme väsinud, seal on Rootsi laud, saab korralikult süüa. Aga siis tuli välja, et seal Rootsi lauas oli ainult mingi leib, tomatid, natuke salatit ja siis need ahjuvormid. Et see oli nagu kerge pettumus, kuna ma ei tea, lounge'id ei ole just kõige odavamad kohad, kus lennujaamas puhata. Aga see oli päris maitsev. 美味しかったね。で、これ見つけて、とりあえず食べてみようかな感じで食べたら、びっくりするぐらい美味しくて、もう2つ食べちゃって、それでもうテンションが上がっちゃった。Selle ahjuvormiga oli nii, et need... 何でも OK みたいな。Alguses ei teadnud, et kas see üldse maitseb, aga siis ikka proovis ja siis meeldis nii väga, et võttis lausa mitu tükki neid. Ja siis jah, tuli välja, et väga maitsev oli. Siis oli hea meel. ちょっとコメントが来てる。Natuke vaatan kommentaare. なんか毎回、今年6回ぐらい日本に行ったことあって、毎回なんかトラブルと遅れ。誰？アンドラっていう人。väga hull. 6 korda lennanud Jaapanisse ja kõik korrad mingid hilinemised olnud. Ma ei kujuta ette seda. Reili, jah, kõik lennud hilinesid ja mu pagas läks puru, aga see juhtus reisi lõpus, et sellest tuleb hiljem. Finnair oli tol hetkel, kui meie broneerisime, oli kõvasti kallim. Et meil oli just selle lennuajaga ka korteri uuendamiskulud, mis tõttu meil nagu korteri lepingu uuendamiskulud, mis tõttu meil oli veits suuremad rahalised väljakäigud ja me ei saanud nagu võtta kõige kallim, ideaalsemat lendu, mida oleks tahtnud. Siis võtsime kõige odavama, mis oli siis KLM tol hetkel. Ideaalis me tahaks pigem Finnairi või Japan Airlinesi kasutada. Hilinemised olid siis operational issues ja hiline väljumine. Otse võiks muidugi jah lennata. Meie puhul oli nii, et meie reis pidi Helsingist algama, mis tõttu me siis seekord me ei võtnud otse lendu Helsingisse. Ja lounge'i meid ei lastud, kuna meil ei ole mingit premium liikmed kuskil, me lihtsalt tahtsime raha maksta ja sisse minna, aga neil oli liiga palju rahvast. Lounge'i de tabette. その後あれかな合流したのかな写真はないけど。Ja siis pärast lounge'i Helsingi lennujaamas oli lõpuks mu õde ja ta kaaslane ehk siis esimesed, kellega me kokku saime, kuna nad pidid meiega koos Rovaniemisse tulema. Sõnato hikuuki notta. Ja siis istusime kõik koos lennuki peale. Kure. Ja Rovaniemisse jõudes oli lumi, seal oli nii palju lund, mul oli nii hea meel. Kõik olime nii õnnelikud lihtsalt, et lõpuks ometi näeb korralikku talve, kuna Tokyos ei ole peaaegu üldse talve.
on ainult mingi, ma ei tea, kord aastas üks päev sajab lund. Tokyo だとなんか1日しか雪がない毎年。雪もなんかすごいサラサラだった。Lumi oli sihuke hästi mõnus sihuke sädelev ja sihuke. Et see rõõm oli lihtsalt nii suur, kui lõpuks jõudsime kohale Rovaniemisse. Ja nagu see õhk oli nii ilus ja ei olnud üldse nii külm. そんな寒くなかったよね。でね、降りるときこの人いたじゃん。この人がカメラこうやってたらなんかもう背中向けて映さないでみたいな。だから多分毎回こうみんなにこうやってやられてるんじゃない？Ta ütles, et see lennujaama töötaja seal taga, et ta pööras nagu näo ära, kui kõik filmima hakkasid, et arvatavasti kõik, kes Rovaniemisse jõuavad, on sellest lumest nii vaimustuses ja kõik filmivad, et on sellest võib-olla tüdinenud juba. Jopa minna雪が欲しいね。次行く？次行く。はい。liigume edasi。空港に着きました。Jõudsime lennujaama. Rovaniemi lennujaam. Ja siuke jõuluteemaline lennujaam. Christmas no decoration ka ära kõikodane. Põhjapõdrad ja kuused ja kõik. Nii nagu Rovaniemis ikka arvaks, et on. Ja muidugi reklaamid Santa Parki, Põhjapõdra nahad, Santa Parki no kukkutuka. Sorituka. Ja muidugi saanid koos kingitustega. Ja Rovaniemis到着して、到着してホテル向かったのかな？ホテル向かって。そうだよね。でホテルが。Jõudsime kohale ja läksime hotelli. Hotell või noh, siuke väike korter Rovaniemis. Siuke mõnus kaasaegne Soome korter. Ma olen nagu täielik peatakana seal.雰囲気良かったよね。部屋の雰囲気は。Väga mõnus korter oli. Jälle see rõõm, et lõpuks ometi jõudsime kohale. See on auto gohan tabeni. そうだね。ご飯食べ行ったね。Pärast seda läksime natuke jalutama. コメントも今の時期Rovaniemiは結構人多かった。わかんない。普通はどうなのかわかんないよね。Me ei tea, kas nüüd Rovaniemi sel ajal ülerahvastatud oli. Me ei tea nagu, kuidas seal muidu on, aga結構人多かったよね。午後。まあいてよ。いてよ。自分の感覚だとなんか街にはそんな人が いた感じには思えなかった。そっかそっか。サンタヴィレッジ、サンタ村。ロバニエにはあんまり人がいなかった気がするんだけど。Rovaniemis linna peal ei olnud väga rahvast, aga seal jõuluvana külas oli siis palju rahvast. Hotelli küra edatta kikaretery. 12万とか 12 万. Majutuse hind, ma ei mäleta, mis see eurodes oli. Neljakesi 2 ööd oli
120 000 jeeni. Ma ei ole kindel, palju see on nendes eurodes. Ei, jõuluvana sülle ei saanud istuda. Jah. Ei jõulunahanas siis ei. Ja siis õhtul, kuna meie see taksojuht soovitas minna Burger Kingi tattake. Soovitas meil Burgeri kuningasse minna, siis läksime burgerit sööma õhtul kell 12 öösel. Väga maitsev oli. Ja me lootsime virmalisi näha öösel, aga esimene öö oli täiesti pilves. Te Aurora Mieru kana tommutta, kedo saisi no Aurora kumuri datta. Robotto? Ja, robotto. いいんじゃん、あっち行っちゃって。サンタクロース。Santa Paak. Okei. Ja siis Santa Mura. Siis järgmine hommik meil oli plaanis väga vara minna sinna. Seal on 2 kohta, on Santa Park ja Santa Village ja me tahtsime sinna Santa Village'isse esimesena minna, kuna seal pidi olema see päris jõuluvana, see õige jõuluvana. Ja seal oli nii, et oli öeldud, et kell 8 avatakse, aga kella 9 saab jõuluvana juurde. Ja siis oligi meie eesmärk minna nii, et kell 8 umbes jõuaks kohale, ehk siis 7:30 me ootasime bussi. Bussi ei tulnud, kõik ootasid bussi, minna vasta mõtet, et kuna katane. Siis võtsime takso ja sõitsime Santa Village'isse ja millegipärast kohe juba järjekord oli avatud, pääses jõuluvana juurde. Te Santa no tokoro itte. Tsika option de presentaata toka soojusetsime. Ja siis seal muidu kohtumine on tasuta jõuluvanaga. Ja lisatasu eest saab siis kogu selle, kõik need fotod, video ja kui sa veel natuke juurde maksad, täpsemalt 35 € juurde maksad, siis sa saad jõuluvanalt ka üllatuskingituse. Ja pildid, videod on 5 inimese kohta kokku 50 €. Aga jah, jõudsime vara hommikul jõuluvana külla ja siis kell 8 hommikul ei olnud seal peaaegu üldse rahvast, et väga rahulik oli. Et ma kindlasti, kui keegi tahab jõuluvanat näha, siis ma soovitan väga-väga vara hommikul minna. Ja me siis võtsimegi selle kingituse variandi Taka jaoks, et tema saaks jõuluvanalt üllatuskingituse. Taka no tämmeni sano presentono option eranda. Santa Clausからプレゼントもらうように。おったっけ今どこまで話した？その並ぶところと値段と、プレゼントのオプションでプレゼントのオプションを選んだ。Ja siis siin me liigume jõuluvana järjekorra suunas kogu aeg. Santaの方に行ってるかな？もう次写真になっちゃう。次何の写真？みんなの写真。オッケー。じゃあそれ話す？送った方がいい？Ja siin on siis pilt jõuluvanaga. Toodata. そうだね。やっぱなんか感動したね。なんかなんて言うんだろうな。やっぱ日本って昔からサンタクロースってなんか子供にとってすごくこうヒーローじゃないけど特別な存在。Ta ütles, et laste jaoks Jaapanis on jõuluvana väga sihuke eriline tegelane, nagu erilise tähendusega. で、やっぱりいい子にしてないとプレゼントもらえないよってお父さんお母さんから言われてて。Et kui sa ikkagi
vanemad alati ütlevad lastele, et pead ikka hea laps olema, muidu sa ei saa jõuluvanalt kingitusi. でクリスマスのプレゼントのためにみんな1年間いい子にしてでクリスマスを待つと。 Ja siis jõulukingituste jaoks kõik lapsed on siis aastaringselt nagu head lapsed, et saada neid kingitusi. で多分全部の日本の家庭はやんないかもしれないけど、こう枕のところに本当はね、いや日本のルールはね、は枕にこう大きい靴下を置く。枕に？そう、枕の横に。で大きい靴下を置いて、そこにサンタさんがプレゼントを入れてくれる。Ta ütles, et Jaapanis nagu iga pere tähistab natuke erinevalt, aga et väga levinud variant on see, et öösel siis magades lapse kõrval on nagu padja kõrval on see sokk ja siis jõuluvana paneb sinna sisse kingitused. だからそれを待ってサンタさんが届けてくれるのを待つから、すごくサンタさんは子供にとってはすごく大事な存在。 Ja siis nagu lapsed täiega ootavad, et jõuluvana tooks neile sinna kingitusi ja siis seetõttu jõuluvana on nende jaoks väga eriline tegelane. もちろんロバニエニのねサンタはね本物、一応本物か本物だったんだけど、なんか直接会ってみたらなんかめちゃくちゃこう肌が綺麗で若かった。 Ja siis meil jõuluvanaga oli seal siuke teema, et no muidugi jah, me teame küll, kuidas jõuluvanaga on, eks ole. これ写真で言うと Rovaniemi jõuluvanaga, et ta pidi küll olema see päris jõuluvana, ta on päris jõuluvana, aga ta oli hästi-hästi noor, hästi ilusa nahaga siuke nagu skincare rutiin kikita katta. 絶対俺より年下でしょ。 Et Taka ütleb, et ta on võib-olla noorem kui jõuluvana ise siin. Ja mu õde ütles ka, et nagu oleks tahtnud küsida jõuluvanalt tema skincare rutiini ka, et ta oli nii noor lihtsalt. Väga katane. Aga tore oli. Ta ütles paar sõna jaapani keeles, kaちょっと日本語も喋ったよね。そうだね。でもすごくなんか絶対に行けないと思ってた場所だったから、もうなんかすごく嬉しかった。 Ja kuna Taka arvas, et tõesti ei saa minna Rovaniemisse, et see on nagu siuke人生で一回。そうでやっぱ日本の知り合いとかにそれを話すと私も行きたい、私も行ってみたかったっていう人が多かったから、多分日本人にとっては多分ロバニエにそのサンタパークはすごくなんか憧れな場所。 Et kuna see on nagu koht, kus sa tõesti võib-olla kord elus käid ja noh, väga niisama ei lähe sinna, eks ole, ja siis kui ta on nagu oma tuttavatele Jaapanis rääkinud, et sinna läheb, siis kõik on ikka nii vaimustuses olnud ja kõik on ikka öelnud, et tahaks ka. Et jah, meil eriti kuna meil viimase minutini oli see hirm, et me ei saa üldse sinna minna, et meil kogu reis nagu pool reisist, mitte pool reisist, aga see kõige tähtsam osa reisist läheb kaduma, siis oli ikka väga suur rõõm, et lõpuks saime jõuluvana juurde kirima de kyanserin narutoka kuakatakara. Se oli keikki kuiketakara jo kattajana. Sitten ikka sit samoin. Kas Jaapanis päkapikud käivad ka? Ei käy, nendel ei ole päkapikke. Estonia mitäini Santa tetsudatte chichai ko wa naka毎日靴下にお菓子入れるとかそういうのはないよね、日本。そうだね、それは聞いたことなかったな。Seda ei olnud Taka varem kuulnud, et seda esimest korda nüüd siin kuulis.初めてここで聞いた。多分日本のサンタはそういうちっちゃいなんていうの小人、なんていうのアシスタントって言えばいいのかな。バカピコ。それはねいないね。トナカイとサンタ。Jaapanis on ainult nagu põhjapõdrad ja jõuluvana, et nagu muid tegelasi seal ei ole. Santa on uksa on näiene. 初めて知った、今回。Ja jõuluvana, see on Mrs. Claus, et seda on neil ka Jaapanis ei ole. Rovaniemis, by the way, oli Mrs. Claus ka olemas. いやだから初めて今回知ったから、マジで会いたいと思ったら120ユーロでびっくりした。120ユーロ？そう。Mrs. Claus。そう。
siis tahtsime minna seda Mrs Clause'i vaatama, aga seal pidi mingi 120 eurot vist maksma, et seda me ei hakanud maksma nii palju raha. Ja Santa Paku no Atto. まあ手紙かな。 Ja Santa Pakuじゃない、Santa Mura. うん。 Me ajame siin natukene segamini, et on Santa Park ja Santa Village ja praegu me siiamaani oleme kogu aeg Santa Village'i kohta rääkinud. Ja siis seal on ka jõuluvana postkontor, kus siis sai kirju saadetud. Me saatsime 2 kirja, üks on ühele nagu nii-öelda heale sõbrannale, kes on Instas tekkinud, et temale saatsime ühe postkaardi ja siis teise saatsime endale ka ikka jäämiokutteenne. 固まったかな。 確認してみれば。 Kas te kuulete meid? Mul on tunne, et vist läheb praegu jooksis kokku. 今これ正しいから。固まってる。まだそこまで行ってない。コメントは？コメント今来てない。大丈夫。大丈夫かな。 ちょっと一回止まった。Kas praegu on kuulda? 聞こえる。OK、väga hea. De tegami送って、jah, saatsime postkaarte. Õde saatis ka postkaarte. See oli jah, üks populaarsemaid tegevusi seal kindlasti. 妹勝手に写真使ってごめん。 Taka vabandab mu ees, et ilma küsimata pilti kasutab, aga jah, loodame, et ta on nõus sellega. Kohan ta pida ka na? Siis me läksime sööma. Oli mingi siuke söögikoht seal Santa Village'is. Ja me ei uurinud väga, kuhu minna Santa Village'is ja võtsime selle ette ja jah, seal olid siis erinevad põhjapõdra lihaga söögid. Näin tapeta. サーモンスープとトナカイのソテーとマッシュポテト。 Siin siis piltide peal on soomepärane lõhesupp ja siis kartulipüree koos põhjapõdra lihaga. サーモンスープは美味しかったかな。なんか日本にこういうスープないんだよね。なんかあってもシチューみたいな感じでもっとこうドロドロしてる。Küsin, et kuidas talle maitses ja ta ütles, et Jaapanis väga selliseid suppe ei ole, et neil on siuksed paksemad, mida sa siis nagu kometoisunit haberid, et sööd nagu riisiga koos, et on rohkem nagu siuksed kastmed, mitte nagu supid. Et suppe süüakse Jaapanis natukene teistmoodi. だからなんか米とかなくてもこれだけでなんかもう全然美味しい。これだけでいいみたいな。 Ja see siis nagu üllatas teda, et niimoodi ainult suppi süües oli hea, oli maitsev, et ei olnud vaja riisi sinna kõrvale. で、なんか観光地だからそんなに期待してなかったんだけど、ちゃんとサーモンもなんか大きくいっぱい入ってるし、で味もちゃんとなんかしっかりしてて。 Ja kuna see on siuke väga turistikas koht, siis ta nagu ei oodanud väga sellest supist, et need raudselt ei ole maitsenud nii hea. Aga siis ta proovis ja väga hea oli ja lõhetükid olid ka ikka umbes nii suured, eks ole. Et selle üle oli väga hea meel, nii suured lõhetükid. って感じ。 トナカイの肉はどうだった? トナカイの肉は Põhjapõdra liha, kuidas maitses? なんだろう。たわりね。 Tavaline. たわりね。 Tavaline.
Tavarine. それよりマッシュポテトの方が美味しく感じちゃった。Põhjapõdra asemel meeldis talle rohkem kartulipüree, kuna seda on nagu 日本はあんまり食べる機会はないよね。Jaapanis ei ole väga võimalusi sul süüa kartulipüreed, väga vähesed kohad pakuvad seda. Siis see oli maitsev.その後サンタパーク ja edasi me pidime minema Santa Park lõbustusparki. See on koht, kus ma lapsena käisin, kodumono tuttuja. Ma olin mingi 6-7 aastane äkki või, kui ma seal käisin. Ja nüüd siis läksime sinna, seal pilet 1人50ユーロぐらい. Pilet ühele oli umbes 50-60 eurot ja siis lisatasu eest ka piparkoogi tegemistasu. Mõtlesime, et üsna kallis, aga noh, kuna see on ikkagi üks suurimaid vaatamisväärsusi lisaks Santa Village'ile, siis tahtsime nagu ära käia. Santa Village'i, Santa Mura to Santa Parkはその2つ大きな観光スポットだから高くてもやっぱ見に行きたかったよね。なんか行ったイメージで言うとサンタパークはやっぱ子供が多かったかな。家族とか。Santa Parkis oli siis lapsi ja peresid palju. Et see on pigem nagu noortele või väikestele lastele rohkem suunatud. なんかちゃんとこう遊ぶところみたいな、そういうアミューズメントパークみたいな、ちゃんとした形になってたね。Et see on siis nagu siuke väike lõbustuspark lastele suunatud, siuke tore, siis töötajad on nagu mingid tegelased. Nii see pidi olema. See oli 楽しいつもりだった。そう。そしたらなんかこんな感じ。Ja siis juhtus selline lugu, et tenkiga nagu natati jutteikana. Juhtus selline lugu, et kui me pidime minema ühe sõidu peale, siis kadus terves pargis elekter ära. Kott pime. Maksad 50 eurot ja sul on seal kott pime. Nenni? 1回だけ? Umbes kord aastas on neil siuksed elektrikatkestused. Ja siis vahepeal tuli elekter tagasi.どこまで話せ今? これみんな子供が怖がらないように。Et lastel ei oleks hirmus, siis töötajad hakkasid seal tantsima ja laulma, et elekter tagasi tuleks, et kõigil oleks ikkagi toredam meeleolu. Zenbu ju どんな感じだった? いや、全部じゃなくていいんじゃない? Okei. Et jah, selline oli Santa Park, et seal oli natukene võib-olla mitte ideaalne kogemus. Maあとはレストランとかになるのかな。2日目か。レストラン行く？レストラン行こうか。Ja siis... ちょっと待って、これを見せたい。Taka tahab seda näidata. Et oli mingi...じゃあ説明して。これなんだっけ？なんか日本のなんか鉄板焼き屋さんみたいなところだったんだけど、なんかこの真ん中の文字があんまりいい言葉じゃない。Ja et oli siuke Jaapani restoran ja kuna kõik sildid on jaapani keeles, siis ilmselgelt see tõmbas taga tähelepanu, hakkas vaatama ja seal keskel on siis kirjutatud baka, mis siis ei ole just kõige parem sõna jaapani keeles. Tähendab siis nagu loll. ここでお客さん行っていくとなんかこんな風に言われちゃうのかなと。Et pani mõtlema, et kui kliendina lähed sinna, et kas siis sulle nagu öeldakse selliseid sõnu. Et olge ettevaatlikud jaapanikeelsete tekstidega. Nihongo no tekistad使うと気をつけた方がいいよね. Aga jah, ja siis me otsisime
夜のためになんかレストランを調べて、でこの伝統的なフィンランド料理の店見つけたよね。Ja siis me oma researchi käigus otsisime restorani, mis pakuks nagu traditsioonilist Soome sööki, Lapimaa sööke ja leidsime siukse koha nagu Monte Rosa, mille me siis broneerisime. Nanka kommentu. So. なんかいつも黒パンは日本のなんか、海外から輸入してくるスーパーで冷凍なのしか食べたことなかったんだよね。Kui Jaapanis oleme alati leiba ostnud, siis see on olnud sügavkülmas, nii et taga on enamus ajast söönud ainult sügavkülmutatud leiba, mis on siis nagu ahjust soojaks lastud. 今回これをなんかちゃんと食べた時にやっぱり黒パン美味しいなと思った。Ja siis seal ta sai leiba ja siis mõtles, et leib on ikka väga hea maitsev. まあなんか黒パンの種類もあるんだと思うんだけど、これはなんかちょっと甘く感じた。Ta saab aru, et on igasugu erinevaid leivasorte ja nagu igaühele ka meeldivad erinevad sordid, aga see leib oli siis tema jaoks natukene magusa maitsega. でも美味しかった。すごく美味しかった。Aga väga hea oli. バターも美味しかった。Ja või oli üllatavalt hea seal. Bata on mitja美味しかったよね。Tellisime, nandake kore, saamu. Lõhega mingi eelroog. Ma ei mäleta, mis on muu覚えてない. 美味しかった。これはステーキ。普通のステーキ。Siis Taka võttis steegi.最初はトナカイステーキ食べる予定だった。Ja siis mul olid seene ravioolid. Erik見てる。本当だ。エリック。tere Erik。レストランは美味しかったよ。Restoran oli väga maitsev õhtusöögi jaoks ja siis siin on mingi magustoit veel, mingi marjajäätisega. そんな感じかな。1日目は。See oli siis esimene päev ja teine päev me läksime tagasi Santa Village'isse, Mata Santa Mura行って。なんか1日目行った時にもうなんかもう結構全部見たかなと思ったんだよね。もう見終わったかなみたいな。Kui me esimene päev käisime Santa Village'is, siis meil oli tunne nagu, et kõik on juba läbi, et me oleme kõike juba vaadanud. でも夜弟と地図見たらなんか結構いろいろあったなと思って。意外に2日目もなんか見るものいっぱいあったみたいな。Ja siis lõppkokkuvõttes teisel päeval, kui me käisime, siis ikkagi oli nii palju, mida seal vaadata, et me õega vaatasime kaardi läbi ja leidsime igast kohti, kuhu veel tahaks minna. ここが? ここon küükeebasho. Siin olid siuksed väiksed piparkoogi majakesed, mille sees siis nagu mina sain aru, et saab nagu puhata, et sa nagu rendid neid lühikeseks ajaks, et seal sees puhata, end üles soojendada. Ka saamon? Mingi lõhekoht. ここはサンタペット並んでるかな。Siin me oleme järjekorras, et jõuluvana koduloomi minna vaatama. Jõuluvana koduloomad, seal olid lambad, tõsi, toka ei tea. Kaoi. Alpaka. Alpakad. Ja alpakad, põhjapõdrad. Tokane haratara kohan keelele. Ja kui natukene raha maksta, siis sai kõikidele loomadele ka süüa anda, põtradele siis näiteks sammalt. Ja see igal juhul kindlasti sampumoodi kirja. Ja kui veel natukene peale maksta, siis saab ka nendega jalutada.
alpakad olid nii armsad. Ja alpakad hakkasid meile täiega puudleid meenutama, et mõtlesime kohe natukene Jodi peale. Heitskamata. Püüti kinni. Ja nad püüdsid ta kinni, et minna temaga jalutama. Sampuntaminen skamata, ne. Te võtskame no meinu husky. Ja teise päeva põhiplaan siis oli minna huskidega, husky saaniga sõitma. Need on siis Alaska huskid, mitte Siberi huskid. Tuotetta. Mitä? Husky kai. いやなんかもう撮影メインでやっちゃってたからなんかなんか撮影に集中しちゃってた。Siin juhtus see probleem, et me keskendusime natuke liiga palju filmimisele ja pildistamisele ja mitte kogemusele endale võib-olla, et sellel oleks võinud natuke rohkem keskenduda. あとなんか雪がなんか少なくてなんかすごいもうなんか Et kuna lund oli väga vähe, siis see sõit oli nagu väga siuke, mis sõna see on? Bumpy, et väga palju hüppasime seal nagu, et jah. Mutta taitikin joka tänne. よかった。めちゃくちゃよかった。 Muidu oli väga mõnus. Aga 10分でなんか見たらなんか少ないなと思って実際乗ったら十分。Et seal oli kirjas, et see sõit on 10 minutit ja siis me mõtlesime, et see on nii vähe, et mis see 10 minutiga seal teed, eks ole, aga reaalsuses see oli täpselt paras aeg, et sõita. Teed on kausa mukata ja siis kätel ja näol oli väga külm sel ajal, kui me huskidega sõitsime. Tuon on ka kanssa. でもいい思い出になったら多分一緒に行けないんだろうなって思ってるから。ただすごく残念なのがオーロラが見れなかったこと。Taka ütles, et ta arvab, et rohkem tal elus tõenäoliselt võimalust ei teki minna Rovaniemisse. Selles suhtes oli see väga lahe kogemus, väga tore elamus tema jaoks. Ainuke asi, millest tal on kahju, on see, et virmalisi ei näinud, kuna mõlemad ööd oli pilves. あとはまた後半エストニアのクリスマスこれから始まるから、もしそれの感想ライブがもし聞きたいんだったら、なんかコメントくださいみたいな感じかな。で最後にあと10分あるからコメントを読むみたいなコメントくれれば。 Ja siis jah, edaspidi on meil, me oleme paar päeva siin, eks ole, ja siis lähme mu pere juurde, kus meil siis on plaanis, et Taka esimest korda kogeb Eesti jõule, Eesti jõulutoite, et kui pärast on huvi kuulata selle kohta, et kuidas talle Eesti jõulud siis meeldisid, nagu jõuluturg, toidud, kõik, eks ole. Siis võite meile teada anda ja me võime teha ka teise osa jõululaivist, kus siis räägime nendest emotsioonidest, et jätke kommentaar või siis kirjutage mulle. Ja meil on mingi 10 minutit jäänud, et kui on mingeid kommentaare, midagi, siis võite kirjutada kommentaare, küsimusi ja me vastame nendele siis nüüd. Mis on ka soto? Soto? 説明して。 Me siis oleme praegu Raekoja platsil. 一回言わなくていいか。場所バレちゃうし。もう言っちゃった。Ja Taka näitab siis millises kohas me oleme. Siuke otsevaade jõuluturule.
ああ、やっぱ次のライブみんな見たい。本当に。うん。どういうことを聞きたいんだろう。Taka küsib, et mis teid nagu täpsemalt huvitaks. やっぱそのクリスマス経験について聞いたら面白い。ライブみたい。妹、景色見せなかった。おった？ Taka kohe näitab. Siuke kena jõuluturuvaade.やっぱ食べ物の感想と、そうやってみんなでお祝いする時の感想とか聞きたい。Toitude muljed ja üldse selline kõik koos olemise traditsiooni mulje. Jah, sellest kindlasti võiks. Suitcase on nandata noって聞かれて。õige hea, mu kohver. それは写真ないね。そうだね。多分 iPad にあるかも。じゃあ。kohvriga oli selline lugu, et kõik nagu mul pole elus kunagi olnud kohvriga ega üldse reisidega probleeme. Ja seekord läksime Helsingisse tagasi jõudes, Rovaniemist Helsingisse jõudes oli mu kohvris augud ja ma nägin seda alles siis, kui me olime juba välja jõudnud lennujaamast. Et täiesti sisse läinud niimoodi. No see oli mõikis juba pärast Londonis käimist. London, Helsingi, Helsingi, Tokyo, siis see läks mõiki. Aga need augud seal sees konkreetselt tekkisid Rovaniemi, Helsingi lennul. Mis on väga kahju, kuna selle kohvri ostsid mulle vanemad, kui nad Jaapanis käisid, ostsid mulle kingituseks selle. Ja ma tahtsin siis Norwegian Airlinesi kodulehel esitada kaebuse. Esiteks seal oli mingi error, et ei saa kaebust läbi interneti teha, et tuleb lennujaama töötajaga rääkida, aga me ei ole enam lennujaamas. Ja siis neil oli 2 linki, sa pead mõlemast kohast esitama kaebuse ja siis teisest kohast ma ei saanud esitada, kuna mul puudus see kaebuse number, mida sa saad lennujaamast. Ja kindlustust mul ei olnud sellepärast, et mul reaalselt ainult 2 kord 20 aasta jooksul juhtub midagi ja nagu ma ei tee kunagi kindlustust, kuna mul alati läheb kõik hästi, mis ei ole just kõige targem. Edaspidi ma teen kindlustust. Aga jah, kohvriga niimoodi halvasti on lood. Jah. Suitcase on aga mono daijoubu dattanud. Ja, kohvri sees kõik oli korras, lihtsalt väljaspoolt sai kannatada. Atoa komento daijoubu ka na? Veel paar minutit jäänud. Kas on veel mingid küsimusi? 10時に終わりにするよ。Et kell 10 lõpetame laivi ära. Joidoko. Aitäh, loodame jah, et puhkus edasi hästi läheb. Ja teile kõigile ka kindlasti häid jõule, ilusaid pühi. Loodame väga, et lund tuleb jykikohta reinaat. Taka ga nihongo de sabete watashi tsuyyaku shite sore wa nanka ii nihongo no testo ni naru. いい質問かも。エストニアで今まで一番好きなものは食べ物。Eestis seni lemmikum asi taka jaoks. 食べ物。Oletame, et see on siis toidu kohta, et食べ物にしましょう。食べ物。びっくりして美味しかったのが、
まずニシン。 esiteks talle meeldis heeringas väga, see üllatas teda väga. だって昨日だってお母さんになんか一つ買ってもらって半分食べちゃったもんね、一気に。 Ema ostis talle mingi paki, kus oli heeringas koos sibulaga ja ta kohe sõi pool pakki lihtsalt ära, kuna talle see nii meeldis. あとはヘスバーガー。 Ja siis talle Hesburger väga meeldib. もうヘスバーガーはもう今日朝食べたね。 Täna Ma see- hommikusöögiks. もうマジでテンション上がった。 Ta 美 oli 味し美味しすぎて。 see on nii maitsev, et ta oli nii õnnelik lihtsalt selle üle. 街は他食べ物以外 Tabemono igai. Ja kui mitte toidust rääkida, 食べ物以外だとやっぱり旧市街がいいかな。なんかもう歩いててもうなんか日本でいう京都みたいな感じわかんないけど、もう自分はもう歴史がめちゃくちゃ好きだから、この石とかこの壁とかそういうのを見ると、建物とか見ると、昔の人はどういうふうに生活してたのかなってすごくこう感じる ja ことが好き。 kui mitte toidust rääkida, siis talle väga meeldib vanalinn, kuidas siin on ajalugu, et ta on väga suur ajaloofänn. Et siis nagu näiteks see sein siin või see kivi ja kuidas inimesed omal ajal elasid siin, et see kõik väga huvitab teda. だから Et arvatavasti tema jaoks vanalinn on sama nagu siis eestlaste jaoks näiteks Kyoto, et umbes samad emotsioonid on seda vanalinna nähes. あとはね、エストニアの扉、ドア。 Aha, ja siis talle vanalinna uksed väga meeldivad, et teeb nendest pidevalt もう今日 pilti. もいっぱい撮ってきた。 Täna ka väga palju pilte tegi vanalinna ustest. なんかいろんなデザインがあってすごくいいね。 Et igast erineva disainiga, igast erineva kujuga uksed on. 大丈夫かな。 あとは、マーチパン食べてみてください。Täna hommikul me sõime martsipani. Et see on ära proovitud. Martsipan on võiskotta jälle. うん、美味しかった。 Et see maitses talle. マジで。 Ja あとはエストニアからいつもラムケーキ以外何買うのって。Mida me Eestist veel ostame peale rummipallide? Kropan. Leiba. Estonia いつも何買う? お土産ってこと？うん。自分よ。日本に持ってくってこと？うん。寒い時期はチーズディップ？うん。持ってけんの日本に？あ、いける。だってお母さんも持ってきたこの間。Külmal ajal võtame sulajuustu, juustutippi või siis lihtsalt sulajuustu. いや絶対チーズディップとパンがめっちゃ好き。 Takale väga meeldib see pehmik,みんな mis 食べ on て。 peedi ja selle pastinaak oli see vist või? Igatahes see peediga pehmik ja seda süüa koos juustutipiga, sulajuustu juustutipiga, et see on tema lemmik ja ta väga tahab, et kõik sööks ka seda samamoodi. コメントめっちゃ来てるけど。なんかそうだね。映画のおすすめ、旧市街の生活見れる映画がある。おすすめ。なるほど。それ面白そう。 Seda vanalinna elu näitavat filmi kindlasti tahaks näha. あと、kasukast というサラダは食べた方がいい、もしニシン好きだったら。Kasukat peaks proovima, jah, seda ta vist veel ei ole jõudnud. 名前言った方がいいけどね、コメント読むとき。確かに。考えなかった。OK。じゃあ、終わりかな？終わり？うん。OK。いや、大丈夫？うん、大丈夫。ビーツとニシン好きだったら食べた方がいい、そのサラダ。jah, aitäh teile kõigile kommentaaride eest, aitäh, et te vaatasite, väga tore oli niimoodi laivis suhelda.
Kui jõuame, siis teeks reisi jooksul kindlasti veel ühe laivi. Det kireba Christmas Kansonitsit temata laivu. Et loodetavasti, kui võimalik, siis teeme samas ajatsoonis veel. Jaapanist on juba raskem laivi teha. Aga jah, aitäh teile. Ilusaid jõule kõigile. Häid jõule, häid pühi. Ja näeme millalgi jälle. Ciao!